Kui küsiksin teie käest, mis on karjäär, siis kangastuks päris kindlasti silmade ette kohe üks redel, mida mööda peab inimene hakkama ametialaselt ülespoole turnima. Tegelikult vaadatakse tänapäeval karjääri mõistet palju laiemalt. Ühe definitsiooni järgi on karjäär inimese elukestev haridus- ja tööalane areng, kus kõik tema elurollid on omavahelises kooskõlas. Mida see tähendab? Igaüks meist on päeva jooksul väga mitmes rollis. No näiteks mina olen koolipsühholoog ja lisaks sellele karjäärinõustaja ja teisipäeva õhtuti olen koorilaulja ja vahel olen koolitaja ja siis olen koerapidaja, abikaasa, tütar oma vanematele, õpilane, aga ka näiteks luuletaja, kes kirjutab sahtlisse luuletusi. Ühes rollis õpitud oskused saan alati üle kanda ka teise rolli. Näiteks, kui olen õppinud abikaasana tegema häid kompromisse, siis saan selle oskuse üle kanda tööellu, kasutades kompromissi tegemise oskust mõne tööprobleemi lahendamisel. Seega võime vaadata karjääri tegemist ja uute oskuste omandamist palju laiemalt, kui alguses tundub. Karjäär on mitmekülgne teekond elu eri rollides, mitte ainult ametialane trepp. Küll aga kujutatakse trepina üht tüüpi karjääri, millest varsti juttu tuleb. Vaatamegi siis lähemalt eri karjääritüüpe. Horisontaalne karjäär. See on tööalane liikumine ühest valdkonnast teise ilma ametiredelil tõusmata. Uuele positsioonile asudes saab töötaja juurde oskusi, teadmisi ja ülesandeid, aga tema ametipositsioon nii-öelda redeliastmel ei pruugi muutuda. Näiteks personalispetsialistist, kes on pikka aega tööl olnud haridusvaldkonnas, saab horisontaalselt karjääri teha vähemalt 2 viisil. Ta võib muuta valdkonda ja asuda tööle personalispetsialistina näiteks hoopis ehitusettevõttes ja nii võtab ta kaasa kõik oma teadmised ja kogemused personalitööst, kui peab juurde õppima uue valdkonna kohta ja tutvuma selle spetsiifikaga. Teine võimalus on jääda haridusvaldkonda, aga proovida kätte näiteks turundusosakonnas. Siis võtab ta endaga kaasa teadmised haridusvaldkonnast ja õpib juurde turundusega seonduvat. Horisontaalne karjäär on hea sellegi poolest, et ei nõua täielikku ümberõpet, aga annab inimesele piisava arenguvõimaluse. Ametikohasisene karjäär. Selle karjääritüübi esindaja soovib saada oma ala eksperdiks, ennast erialal pidevalt täiendades. Niisugune karjäär nõuab katkematut õppimist, silmaringi avardamist ja uute ülesannete vastuvõtmist. Ametikohasisene karjäär eeldab, et inimene saab areneda tänu tööülesannete ringi laiendamisele. Näiteks võib ta oma tavatöö kõrval teisi koolitada, olla uuele töötajale mentoriks, arendada oma valdkonda, kirjutada juhiseid või esindada oma organisatsiooni väljaspool. Selline karjäär eeldab inimeselt sügavat erialast huvi, pühendumist ja uuendusmeelsust, mis aitaks oma valdkonda arendada. Vertikaalne karjäär. Vertikaalse karjääri puhul alustatakse kõige madalamalt astmelt ja seejärel töötatakse end astmete kaupa järjest ülespoole. Näiteks on võimalik alustada tööd assistendina, kellele antakse järgemööda lisaülesandeid. Kui kogemusi on piisavalt, siis võib noor spetsialist jätkata teed juhtivate positsioonide poole ja lõpuks tippu välja jõuda. Kannapööretega karjäär. Nagu nimetus isegi ütleb, teeb inimene selle karjääri puhul kannapöörde ja hakkab tegema midagi täiesti teistsugust. Siin võib olla motivatsiooniks see, et eelnev töö on ennast ammendanud või on tekkinud soov ennast teisiti realiseerida. Võib-olla õpib inimene uue eriala, alustab enda ettevõttega või hakkab vabakutseliseks. Näiteks ametnikust saab hoopis aegnik või raamatupidajast mööblitisler. Kaleidoskoop ehk mosaiikkarjäär. Selline karjäär koosneb mitmest töörollist, mida täidab üks ja sama inimene. Mosaiikkarjäär on tänapäeval väga levinud. Võib-olla näiteks nii, et üks töökoht ei suuda rahuldada töötaja kõiki vajadusi ja seetõttu soovib ta oma andeid rakendada mitmes valdkonnas. Näiteks päeval on ta ühes firmas põhikohaga värbaja, 2 õhtul töötab ta lillepoes floristina ja nädalavahetustel müüb laatadel enda imporditavat delikatesskaupa. Sellisel inimesel on palju huvisid, suur silmaring, hea kohanemisvõime ja soov ennast proovile panna. Igal karjääritüübil on omad plussid ja miinused. Kindlasti ei pea inimene valima ühte karjääritüüpi ja jääma sellele elu lõpuni kindlaks. Inimese karjääri jooksul võivad karjääritüübid vahelduda ja kuna meie töömaailm on pidevas muutumises, siis tekib kindlasti erinevaid karjääritüüpe tulevikus veel juurdegi.